6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tervist, head kuulajad ja vaatajad. Soome MM-ralli on selleks korraks läbi. Käes on pühapäeva 6. augusti pärastlõuna kell 3. Eetris on taas saade 6. käik. Minu nimi on Kaspar Ruus ja stuudios teisel pool lauda vankumatult ikka Roland Poom. Nagu ikka, tere selle ralli siis viimast korda. Viimast korda, jah. Ja vankumatult Soomes, ma ei tea, mitmendat aastat järjest juba kuulus Peep Pahv. Tervist. Kuule, täna on sissejuhatus parem kui eile igatahes, Kaspar, nii et natuke ikkagi särtsu on sulle sisse tulnud. Kui sa ütlesid, ei tea mitmendat aastat järjest, siis ma isegi seda ei tea ja ma isegi ei tea mitmes aasta üldse. Ma käisin siin esimest korda umbes 20 aastat tagasi Marko Märtini ajal ja ma arvan, et mingi 1-2 rallit on võib-olla pärast seda vahele jäänud, kui ma ei ole siin käinud, et siin on käidud ikka oma jagu, jah. No Soome ralli on nüüd selleks korraks läbi, et räägi, mis su sellised esimesed mõtted praegu nüüd, kui värskelt punktikatse lõppenud on ja Elfin Evans 30 punkti kätte sai, on endal? Mul on hea meel, et Evans sai maksimum 30 punkti, et võib-olla see natukenegi tekitab mingit põnevust MM-i tiitli ehitusesse, kuigi vahe Kalle Rovampere on veel suur ja mõlemad on ühe tiimi mehed ka, et kui palju seda sükest omavahelist rebimist lõpuks ikkagi tahetakse, aga mingi põnevus on ja kui nüüd Romamperal midagi peaks veel kuskil natuke äparduma, et ei tule väga kõrget kohta, siis see vahe võib järgmiste rallidega veel väheneda ja 4 rallit on sõita, et seda on ikkagi päris palju veel. Et põnevamastaks igal juhul ja Terino Vill ka, ütleme, on seal kohe ju suhteliselt lähedal Evansile omakorda, et ma arvan, et hooajal tervikuna tuli see ralli selline käik kasuks. No kui Evans peaks nüüd järgmata rallidega veel lähemale jõudma, siis ju tiimi pealik Jari-Matti Latvala on nüüd üks häälekamaid, kes on tiimikeskuste vastu, et äkki see annab ka mingit lootust. No üks asi on see, mis sa oled häälekalt avalikult tiimikeskuste vastu, aga teine asi on see, mis siis lõpuks ikkagi seal tiimi bussides otsustatakse, et kuidas neid sõita, et ma arvan, et praegu kindlasti midagi reguleerima ei hakka veel, aga ütleme liiga üle võlli nad võib-olla ka ei lase selle asjal minna. No 3. koha heitluses Takamoto Katsuta hoidis ikkagi poodium ära, et Teemu Suninen ei saanud talle täna siiski vastu. Ma ei saanud üldse, et see eile õhtune viimane kiiruskatse ikkagi otsustas ära, kus see vahe 6 sekundi tuli ja põhimõtteliselt selle ta hoidis ilusti ära, et ma käisin veel täna korra raja ääres ka ja seal soomlased elasid Suninenile päris kõvasti kaasa ja kui see oli siis nagu eelviimane kiiruskatse, kus ma käisin. Ja kui seal ralliraadios ütles, et esimestes splittides Suninen seal, ütleme, Latvalat ja Lubeet seal kõvasti edestas, siis korraks olid seal meestel rusikad püsti, aga kui tuli Katsuta splitti aeg, et siis need rusikad vajusid päris kiiresti alla tagasi, et seekord nii, tead vägev võitlus ja kuigi ma ise hinges olin Sunineni poolt, siis ega Katsuta 3. koht on ka tore ja tema näost oli ilmselgelt näha, kui oluline see talle oli ja kui palju selle korda läks. No nagu räägitud, sa oled ise Soomes nüüd aastaid käinud, et kuidas see punktikatse Himos Jämsa kui selline tundus, et kuulsa Ruuhkimägi hüppega see aasta ei lõppenud ralli? Sellest ei ole midagi, see Himosel on varem ka sõidetud, ma mäletan mingid aastad, kui mitte küll punktikatset vist, aga on vist tavaline katse olnud ja täitsa okei katse, võib-olla punktikatseks natuke liiga lühik, et ma nagu öeldaks, et see punktikatse on tiba tõsisem sõitmine kui siuke 5-minutiline kähkukas, ütleme niimoodi, et see võib-olla jääb natuke lahjaks, aga tervikuna seal pole vahet midagi. Küll aga huvitav on see, et teekord Jyvaskylas ju mingit ralli lõppu, kui sellist ei ole, et see poodiumi asi kõik tehakse seal Himosel ära ja Jyvaskylas poodiumit pole ja siis rallipark ka juba kokku korjatud, et kui ma käisin, Georg Linnamäe jõudis suht kiiresti siia pärast, et käisin temaga rääkimas, siis tegelikult enamus tiimide need boksid on juba koos või on mingid katusalused seal püsti. Ja ma nägin ka, Margus saatis esimesed pildid
poodiumilt ära, et tema on veel seal punktikatse kandis või sõidab tagasi? No just enne saadet helistas, et ta murrab praegu siia poole, et ega see liiklus ei ole kõige lihtsam. No aga räägime Georg Linnamäest, et 6. koht WRC 2 käes, täna Mikko Eikilale ikkagi ei saanud vastu, aga ja nii sellel punktikatsel oli tal mõlemal läbimisel oli ka üks sarnane moment, aga teie auto ikkagi ilusti finišisse. No lohistas korra külje vastu sükest kurvi nurka nii öelda, et ega see midagi hullu ei olnud tegelikult, aga jah, ma tegelikult eile pärast rääkimist, kui me videointervjuu, siis pärast paar sõna veel rääkisime niisama, ma ütlesin, et pead 5. ära hoidnud, muidu tead, kui ta nüüd ikkagi ära ei hoidnud seda, siis ma tead, kriitiline olla ka ei saa ja me rääkisime täna ka siin päris pikalt, et ma pärast vormistan selle looks ka, et ma arvan, et tema peab igal rahul olema, ta ise peab ka rahul olema ja ta ongi tead rahul, et mis teile ka rääkisime sellest, kuidas ta on teinud nagu mingisuguse sammu edasi ja kellega ta siin võidu sõidab ja võrdse laegu sõidab ja keda ta edestab, et mingit uut kvaliteeti on sisse tulnud ja seda rauda tuleb nüüd nagu edasi taguda, et ta vist 2 MM-rallit veel kavatseb see hooaeg sõita Kreeka ja selle Kesk-Euroopa oma, et neid kaugemaid sõitma ei lähe, aga paar ERC rallit on tal ka veel plaanis ja juba natuke põgusalt rääkisin järgmisest hooajast ka, kus ta ütles, et igal juhul tuleb seda alustatud tööd edasi teha ja see on nagu tore. Mis tal sellised esimesed muljed täna olid, et eile videost ütles, et on rahul, aga mitte õnnelik. Kas täna oli natuke juba õnnelikum? Ei, ta oli kokkuvõttes, ta oli ikkagi pigem nagu rahul, aga ta ütles, et võib-olla tänasteks katseteks võib-olla see autoseadistust ei saanud kõige paremaks, et natuke selle taha ka, aga no eks siin võitlus Soome sõitjaga, Soome rall sekundi heitus, millega ta tänast päeva alustas. Ega see ongi raske, et soomlased on siin väga kiired. Kusjuures peaks ära mainima ka, et kõige kiirem Hyundai Rally 2 auto tegelikult. Et Hyundai teatavasti sõidab ka Rally 2 ju nii-öelda tehase tiimina. Seal oli Lindholmil oli vedrusse probleem reedel vist, et sinna nahka läks tema sõit Hyundaiga. Aga ütleme Soome rallist, kui nüüd seda kuidagi kokku võtta, et see Kruusa hooaeg 2 rallit on veel jäänud Kreekas ja Tšiilis, et mida nüüd siit Soome pealt saab veel järeldada, mida ma ei tea, 6 aja pärast Kreekas näha võime hakkama, saab siit mingeid selliseid põnevamaid järeldusi teha? No ma ei tea, kas siit väga suuri järeldusi saab teha, et Kreeka ralli on ikkagi midagi täiesti muud kui see ralli, mida siin sõideti. Et ma arvan, siin muud on nagu raske ennustada, et mis saama hakkab. Ma arvan, et selge see, et see on hoopis teistsugune ralli, mis Kreekas on, et seal ütleme sellised Neuvilli-sugustel meestel võiks isegi rohkem varianti olla kui siin Soomes, kuigi ta siin üllatus väga kõvasti. Ma olin ise ka väga rahul, et teist kiiret rallit järjest teine koht. Ma ei kuulnud sinust, kuskil kadus sa ära kuhugi. Kuuled sa mind praegu? Jaa, nüüd kuulen jälle, jah. Ja, et Neville oli ise ka rahul, et teist kiiret rallit järjest teine koht ja korralikud punktid jälle. No igal juhul, et tema peab igal juhul rahul olema, sest et nagu me ka eile rääkisime, ta on siin teist rallit järjest üllatanud ja see selline tulemus, ma arvan, et see on igal juhul positiivne. Et kui ta siin juba sõidab nii kiiresti, siis ta võib seal endale mugavatel rallidel olla veel paremas hoos. Et on nagu praegu väga hea laine peal. No eelmise aasta Kreeka ju võitis, nii et tõenäoliselt siit on hea edasi minna ja selles mõttes võib-olla annab ka natuke loodust, et see võib minna põnevamaks. Et no võtame lihtsalt puhta statistika näitel, et kui ma olin nagu veendunud, et Kalle teeb ühe vea hooaja jooksul, see on tehtud, siis tegelikult paneme uue sihtmärgi, et Kallel võib ka üks tehniline probleem hooaja jooksul tulla, et see hooaeg veel selles mõttes ei ole läbi ja võib lõpp ikkagi põnevaks ära minna. No nüüd on siis selline, et kui... Jaa, seda muidugi. Jah, räägi. Jaa, seda muidugi ja ma kirjutasin eilises kommentaaris ka, et Kalle on selle hooaja oma vea juba ära teinud, eks ole, et seda nüüd
arvata, et ta peaks järgmiste rallidel ka veel sihukest viga tegema. Seda ma hästi ei usu, aga küsimus on pigem selles, et võib-olla need rallid, mis nüüd tulevad, just see Kreeka oma ei ole päris Kalle ralli ka, et see võib natuke seda põnevust lisada siia heitlusesse. Kindlasti, jah. Peep, enne kui sa ära laseme, sa enne juba nii-öelda väikse eelvate said, et on üks kuulaja küsimus ka sulle tulnud. Vaatame, kas saame veel pildid korra ette. Et Silver küsis siis niimoodi, et kuidas on Soome ralliteede kvaliteet ja vastupidavus aastatega muutunud, et küsimus puudutab just kivisid ja neid maakive, ja need pildid on siis sellest kohast, kus Gus Greensmith teile autoga nii-öelda küle peale kukkus ja kraavi langes. No nii palju, kui ma nägin seekord neid teid, siis eks ta mõnes kohas Euroopasse läks, aga samas eks need teed on vahelduvad, et mõnes kohas ei saanud midagi aru, et auto sõitsid läbi ja oli nagu asfalt tee, et sama kõva, aga mõnes kohas tõesti need kivid tulid välja, aga kui sa vaatad neid pilte ka, mis näidati, siis ütleme näiteks võrreldes, ma ei tea, Kreeka või Sardiinia teedega, siis või mäletan mingi Türgi ralli teid, siis see on ju täitsa nagu lapsemäng, et see on nagu midagi pole. Okei, ma saan aru, et siin on suuremad kiirused jälle, et kui suure kiirusega sinna kivi otsa lähed, siis on kahjustused suuremad ka, aga tervikuna ma ei midagi hullu küll ütleks, et Soome ralli teed ikka üldul on päris head. Kuule, aga tänud sulle, ma arvan sellega, et laseme su veel tööle ja head koduteed siis. Jaa, teeme nii. Hüva. Nii, ja enne stuudiojuttudega jätkamist vaatame veel ka reklaamid üle. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, Roland, oleme siis stuudios tagasi, et kui siin saatejuhid pidevalt nii-öelda vahetuvad, mina, Eigo või Gunnar Leestisin 11. Siis mina pean jääma, jah. Kahjuks või õnneks ma selle nõusoleku andnud, et ma siin pean olema, jah. No 4. päev, 4. saade on veel jaksu natuke. Ütleme, siin on lõbusam käia. Ma pean tunnistama, et rallit ei olnud nii lõbus vaadata, et ei saa midagi teha, et see Katsuta Sunnineni võitlus oli, aga tundub, et ei olnud piisavalt, sest ei olnud täna kuidagi kohe üldse motivatsiooni seda rallit taga vaadata, et käis niimoodi kõrval kuskil taustaks lihtsalt. No mõneti siuke tavaline pühapäeva murerallidel. Absoluutselt, täiesti nõus ja tegelikult eile õhtul ka vaatasin natuke uudiseid ja lugesin ja Malcolm Wilsonile öeldi, et rääkis siis MM-sarjast, mis ta näeb, mis siin toimub ja kuidas ta äri on ära suretatud. Et kui ta kunagi müüs selline kuni 14 WRC autot aastas, siis nüüd on ta viimase 1,5 aastaga müünud 1. Et siis mainis ka ära, et võib olla, et tema ei tea, mida tegema peaks, aga kõike võiks katsetada ja üks asi, mida võiks katsetada oleks, et tuua see ralli lühemaks umbes sama kilometraaži peale, kus on Euroopa meistrivõistluste etapid, et circa 200 kilomeetrit ja ma olen täiesti nõus, see pühapäev on täiesti mõttetu rallipäev, et võtame lihtsalt nagu puhtalt loogiliselt 4 päeva järjest rallit vaadata, no jube väsimus, ma võin olla ükskõik kui suur rallifänn, aga mina ei jaksa ka vaadata, et nagu muid asju on ka vaja teha, et kui on 13 rallit, 13 nädalavahetus, siis no ei jaksa kõike vaadata. No minu arust seda on ka teised öelnud, Riine Vill ütles ka vist paar kuud siin tagasi kuskil, et rallipäevad on, ütleme, tänapäeva vaatajaks võib-olla ongi lihtsalt liiga pikad ja võiks ka samamoodi lühemad olla. Jaa, no ütleme see loogika, milline see ralli on ju tegelikult, ega tol ajal ei huvitanud ju kedagi, televaatast oli nagu asi väga kaugel, et peab nagu fännide peale ka mõtlema, see ei olnud üldse küsimus, et kui neid nii-öelda, aga kui me ütleme, et FIA reegliraamat on nagu iganenud, siis tegelikult ka see formaat on ju selles mõttes vananenud, et 4 päeva hoida neid miljoneid fänne, ma ei tea, palju muidugi see number täpselt on, aga üritada hoida teleka ees, no see ongi see, et inimestel on aina vähem aega, meil pole aega isegi ju, ma ei tea, vaadata pilti, me kuulame podcast'e, et saada mingid infot kätte, et kus me siis võtame selle 4 päeva järjest ralli vaatamiseks aja ja kuskil diivani peal istumiseks on ju. Et aeg on natuke edasi läinud ja ma arvan, et see loogika on, või see mõte on esimene, mis tuleks ümber muuta, et teha see atraktiivseks, kiireks, korralikuks, põnevaks, asi tehtud, me ei pea 4 päeva siin uimerdama. No vaatame, eks see on ülesanne FIA ja WRC promootoritele. Absoluutselt nõus. Aga võtame siis Soome ralli kokku, et nagu öeldud, Elfin Evans 30 punkti, lõpuks Edu Neuvilli ees 40 sekundit, no ütleme, tema esikohas ei on nagu
mingit kahtlust, ainult küsimus oligi, et kas ta saab punktikatset 5 kätte või tuleb paar punkti vähem, aga võttis 5 ära. Jaa, selles mõttes, et ma arvan, et hea vormistus lõpuks ära, et tegelikult, et kui me nägime, et siin ju eile juba, et mingit võistluseks ei läinud enam, siis ainus asi, mida loota oli see, et Evans võiks võtta siis 25+5 ära ja oleks selline ilus töö tehtud ja punktitabelis ka. Jällegi selline põnevus tuleks sisse, et mis see palju ta nüüd vahe on? Rovanperaga? 25. Jah, 25 on vahe, mis on ju tegelikult, ütleme niimoodi, et võiks öelda, et päris hea, ma arvan, põnevuse mõttes. No nüüd on, ütleme, see on juba natuke ära harjunud, et Rovanpera on pikalt ees ära, aga kui nüüd peaks Kallel veel mingi siuke sarnane ralli tulema, siis ta ei pruugi enam nagu isegi liider olla, et kui Evans samal ajal õnnestub. Ma just vaatan Evansi Kreeka rallit, kuidas tal läks, aga tal oli tehnilised probleemid, nii et ma ei oskagi öelda, kuidas tal täpselt läks. Vaatan esimese päeva lõpuks. No Evansil ei olnud hea ralli Kreeka, aga ja enne katkestamis 4. No ei ole ka hullu. Selles mõttes, et tundub, et nüüd eelmine aasta Kreeka oli enam-vähem, mingi kiirus oli. Et tegelikult seda, ütleme, kui võtta Eesti ja Soome, et ma arvan, et ta on sellest madalseisust võib-olla nüüd välja saanud, et tegelikult kuni Eestini oli see pigem võiks öelda selline madalseis tal. Ja kogu selle ralli üks autoga on tal tegelikult see madalseis on, et vahepeal on nagu sähvatad midagi, aga praegu tundub küll, et kui ta suudab selle hooga stabiilselt ilma vigadeta teist rallit, noh, ma ei tea, päris hea. Ma ütleks, et ta on nagu heas kohas praegu, et võib-olla siit Kreekasse minna on nagu oluliselt mugavam, kui oli Soome tulla tegelikult, et minul on suured lootused küll, et Evans suudaks Rovanperal kanna peale veits astuda, et ma ei oota muidugi, et ta peaks nüüd minema võitma, aga vähemalt võiks pinget peal hoida ja Rovanpera kuskil lähedust püsida. No oleks ju väga küll, kui Evans siis leiaks selle 2 aasta taguse, ma ei tea, kas siis enesekindluse või selle momentumi, kas ta selle tunnetusautoga, et mis ta oli 2020-2021 oli ju mõnemal korral teine. Ja no need olid head aastad, need olid väga head aastad ja kus lõpetatigi ju nii-öelda tiitlimäng lõppes viimasel etapil, et väga ootaks seda ja tegelikult peabki lootma, et nii läheb, sest noh, võtame ka eelmine aasta vist oli sarnane seis, et Kalle oli väga eest ära. No esimene pool aastat oli üsna nii-öelda masendav, sõltukust vaadata. Ja lõpus hakkas nagu see asi väga kokku kuivama ja läks asi põnevaks, et tundub, et see aasta on umbes samasugune loogika siin. Et vaatame, igal juhul autoralli on selline nagu ta on, et kunagi ei tea, mis saab, tehnilised probleemid võivad kõigil tulla, väljasõidud, no siin on nii palju nüansse, et ma usun, et need järgmised rallid saad põnevad, eriti järgmine Kreeka on väga raske ralli, nii et ka tehnilises mõttes väga raske ralli ja Kreeka, nagu ma just ütlesin, Evansil tegelikult tehnilisi probleeme oli eelmine aasta ja Rovanperal ju Rovanperal oli ka mingi probleem, ta lõpetas vist 14. eelmise aasta Kreeka. Et selles mõttes põnevaks läheb. Võib öelda, et kui eelmist aastat võtta, siis võiks öelda, et Evansil võib-olla Kreeka oli isegi parem kui Rovanperal. Nii et ja ajaliselt ka Rovanpera siin ei olnud nagu üldse. Muidugi ta pidi puhastama ka ja seal on seda puhastamist nii palju, mis tuleb ka see aasta ette, aga ütleme, ei ole väga suurt vahet, kas sa stardid esimesena või teisena. Ja, no meenutame, et Kreekas oli eelmine aasta Hyundai kolmikvõit. Ja, absoluutselt, et Neville ka ei ole kaugel. Neville ei ole ka kaugel. Et kõik on veel lahti ja nagu öeldud, Kreeka on nii trikki ralli, et siin jälle mingi ennustus Kreeka ralli koha pealt tegema hakata on täiesti mõttetu. Eks septembri alguses peab proovima, aga täna veel mitte. Et see on selline, on vaja siin mõne, ma ei tea, sensitiiviga ühendust võtta, et äkki nemad oskavad paremini panevad kaartidega kaarte lauale panna, et kes kus on. Et see järgmine ralli saab olema selline pool loterii küll, jah. No sellised rallid iseenesest mulle meeldivad, et autoralli peaks ka olema niisugustes nii-öelda korralikes rasketes tingimustes, et lihtsalt seal on see häda, et kui esimese päevaga 5 venda välja langevad, siis on nagu halb. Jah, selles mõttes, et huvitav on see, et võtame Kreeka jälle näiteks, siis ei langenud esimese päeva lõpus keegi vist välja ralli 1 autodest, ma praegu vaatan. Kõik 10 olid esimese päeva lõpus, et võtame nüüd Soome näiteks, mis võiks olla oluliselt
tee poolest või tee pinnase poolest lihtsam ralli sõita, võt mis juhtus. Et aga ei, ma ei taha öelda üldse, et Soome lihtne oleks, Soome on kindlasti väga raske ralli, et elame näeme, vaatame, mis tuleb. Kolmandagu heitlusest, nagu öeldud, Katsuto hoidis oma ära, aga Suninen pani nii-öelda kõik kardid lauale, läks ju ainsana ilma ühegi varu refita hommikul, ja. No see oli äge, mulle tegelikult väga see meeldis, et see oli meeskonna otsus. Meeskond tähendas, et meeskond nagu usub tasse, meeskond andis talle võimaluse minna püüdma ja see tegelikult näitab pigem isegi seda, et need jutud, mis siin on Jouhki rääkinud, et nagu selles mõttes see vastab tõele, et meeskonnal on taga mingid plaanid, niisama ka ei hakka seal mingid lollusid talle mehele ütlema, et mine ja lõhu auto ala ära. Et järelikult ikka meeskond usub, et ta on piisavalt stabiilne, ta teab, kus ta on oma kiirusega, aga võimalus oli, et mine ja proovi. Ja ta proovis, seekord ei tulnud välja, kuigi tänase päeva kokkuvõttes ta ikkagi nagu Katsutast kiirem oli, et jah, see eilne 6,5 sekki ühelt katselt see nagu rikkus selle peo ära, aga üli tubli. Me teame, et Katsuto ei ole lihtne vastane Soomes, et selles mõttes müts maha Suninin ees. Teine ralli üks autoga ja eelkõige olen võib-olla üllatunud, et ühtegi sellist viga ja üks selline pikaks laskmine oli. Täna oli ka üks. Täna oli ka üks, kokku 2 sellist pikaks laskmist ja see on kõik, et selle tempoga tulla põhimõtteliselt vigade vabalt on suur asi. No täna ta seal nii-öelda punktikatse siis peaproovil, ehk siis esimesel läbimisel lasi ka ühe kurvi pikaks, pärast ütles, et ma teadsin, et seal on ruumi. No tegelikult oligi ruumi, seal on nagu puid otseselt ääres. Ja punktikatseks pani ka 4 reffi. Punktikatseel oli refi vahetus. See on esimest korda. Et see on see, mida nii-öelda Rovanpera pakkus ka välja, et mida võiks teha. Aga täiesti mõttetu, selles mõttes Soome ralli praegu oli see täiesti mõttetu, et kui me vaatame, kas oli mingisugune sõita, kes oleks nagu võinud täna kulgeda ja reffi hoida, siis sellist sõitjat ei olnud. Et selles mõttes see ei andnud täna mitte midagi juurde. Et poleks seda reffi vahetust olnud, kõik oleks sama hooga edasi pannud, nii et me ei saanud mitte mingit pilti ette, kas see nagu kedagi huvitas ka või ei huvitanud. Ja kokkuvõttes, mina ei usu sellest üldse, et see üks reffi vahetus midagi seal pühapäeval muutub. Et kui sul ikka 5 minutit ees ja 5 minutit tagasi, siis ma ei hakka ju seal nagu lolli mängima. Et ma ju tulen kinda peale ja vahet ei ole, et nagu sõiduga nagu tagasi võtta, pigem võib-olla just hoia tehnikat, et see auto ikkagi kindla peale lõpuni tuleks, et kui mul ei ole midagi püüda, mida ma seal rabelen? No punktikatse, nagu Peep ka mainis, 5-minutiline kiire sprint, et mis ta oli natuke üle 9 kilomeetri, et oligi väga kiire punktikatse, kõik kiirelt läbi ja ootamatult kiire, ma korraks käisin tanklast läbi ja juba tulin tagasi ja juba 2 meest oli finišis selle ajaga, et ootamatult kiire, aga samas katse oli lahe, see lõpuosa sealt Timoselt mäest alla tuleks, see oli äge ja visuaalselt oli päris raju. Jaa, sellega ma olen nõus. Nii palju ma tahtsin veel Evansi kohta rääkida. Soome ralli, tema lõppkiirus 125,6 kilomeetrit. See on raju. See on väga raju ja kõige kiirem katse vist keskmise kiirusega 143, see on täiesti ulme. Ma ei tea, kas see on nüüd rekord löödud või ei ole või? See keskmise kiiruse rekord ei ole veel. No ralli oma, aga mõtlen katse pealt, et ma ei ole kuulnud, et 143 oleks ühegi katse keskmist kiirust olnud varem. Jaa, ma otsin kohe nii. Kõige kiirem ralli oli siis Chris Meek Soomes 2016, 126,62 kilomeetrit, praegu see 125,6 annab edetabelis 3. koha, läbi aegade ajaloo 3. kõige kiirem ralli. Jah, igal juhul kiired oli, aga peab ütlema, et ka Chris Meeki, ma mäletan, et ju siis oli šikaani asju võib-olla vähem kasutatud. Ütleme nii, et kui surud oli vaja, siis Chris Meek seda ei pelganud. Ei, seal ei olnud sellega probleemi. Ja olgu siis öeldud, et nüüdseks siis top 5 kõige kiiremat rallit on Soomes, siis üllatus. Ja kõige karmim selle asja juures on see, et see ei ole nagu lihtne kiire ralli. Et see, kui ikka nagu neid onboard'e vaadata, siis see on ikka väga-väga raju andmine kogu aeg, et seal on nagu kurvi otsa. Suured maakivid vahepeal seal tee keskel ja see on jube kitsas vahepeal, et see on nagu eriti erakordne, et kui me sõidaks Eestisse 125,6, see ei ole hullu, sest sa sõidad enamasti põldude vahel. Aga kui sa paned kitsa metsa vahel, kõik need 320 kilomeetrit põhimõtteliselt, siis see on raju. Jah, kui nüüd rallil tagasi vaatate, siis esimese päevaga langesid
3-4 meest välja ja ülejäänud päevadel püsisid kõik just real, et jah, ütleme, et see oli ka erakordne juhus. Esiteks võtame Lappi väljasõidu reedel, et tegelikult hästi väike viga ja tundub, et ta küll ise ütles, et kurv oli kiiresti kirja pandud, aga ma ise võib-olla lisaks siia, et see oli ka väga libe kurv, mis kandis ta sinna paremale, vasak kurv kandis liiga väliskurv ära ja edasi otsa tuli kohe parem kurv ja tal ei olnud enam ruumi keerata seal. ta oli nii-enda legend oli vist liiga optimistlik. No nii ta ütles, aga ma räägin, et ma lisaks selle, et see kurv oli ka ise libe, et kuivades oludes ma usun, et ta oleks ära mahtunud, sest ka järgmine ring, 2 ringi järjest oli see väga libe kurv. Ja no Kalle Rovampera väljasõit oli tegelikult täiesti jabur. Et kui ta seal üks parem kurv oli, kus auto läks risti, sai sirgeks juba auto, hakkas vasakule keerama ja kui vasakule keerama hakkas, siis saba tõusis kuhugi kännu otsa vist ja viskas auto ümber. Jah, katuse peale. Et see olukord oli tegelikult see, et ta nagu paremast see kurvi oleks ära pahmerdanud, onju. Aga tegelikult ta sai olukorraga hakkama. No kaardilugeja Jonne Altunen ütles, ma ei tea, täna või eile ütles, et nad ei oleks seal mitte midagi teistmoodi teinud. Seal ei olnudki midagi teha, sest ta päästis ära olukorra. Ta reaalselt päästis olukorra ära ja siis täiesti jabur juhtumus. Pole varem sellist asja näinud. No juhtub ka parimatel. Jaa, aga tegi mängu põnevaks. Ei, seda küll, peab tänama. Peab tänama. Ralli 1 rivi lõpetuseks Jari-Matti Latvala 5, temast juba eile räägitud, tema võib-olla isegi veel õnnelikum kui Evans. Jaa. Lahe, et see võimalus anti talle ja Power Stage'i 1 punkt oli ka selline kirstardil, et jah, liiga palju hakkadast rääkima, mega lahe, et ta sai selle võimaluse. Ma arvan, et selle ralli selline kuldmikrofoni peaks talle andma auhinnaks. Jube äge oli neid näha, neid intervjuusid ja sai väga hästi oma tööga hakkama, et tahtis alla sekundi kilomeetrile kaotust hoida, siis eile oli vist 0,82, täna 0,78 ralli kokkuvõttes, nii et kasvatas kiirus kogu aeg kasvatas ja kiirus oli päris hea. No ja viimase ralli 1 sõitjana siis Pierre-Louis Loubet, kes siin nüüd 2 päeva superralli süsteemis oli, et tänane päev oli ka seal ikka, mingid mootori jamad tal olid ja mitte isegi väiksed vist. Insener läheb nagu nii-öelda pigem nagu kasvavad. Pigem jah, probleem süvenes, et tegelikult insener kohe vist hommikul ütles, et road mode'is peab sõitma, ei tohi isegi stage mode'i autot panna ja anti luba seda teha Power Stage'il ja siis nii-öelda 20. katsel, mis oli siis Power Stage'i esimene läbimine, et seal lubati ka. Aga ega Power Stage tuli ka lõpuni, ütles, et ei ole päris nagu õiget jõudu autos. Loubet ralli kokku võtta, tegelikult ma arvan, et selle Loubet ralli saab kokku võtta täpselt selliselt, nagu ka ta hooaja võiks kokku võtta siiamaani, et ega seal ei ole mitte midagi olnud. Reedel pani ise välja. Ja tegelikult, kui me võtame, ma ei tea, peast ütlen äkki ise enda teinud selline 3 viga 3 rallil. Ülejäänud on kõik tehnilised probleemid. Loubel on iga ralli ja need ka, kus ta on väljasõidu teinud lõpuks, ka nendel rallidel on tehnilised probleemid. Ta pole, ma ei oska küll praegu 100% kindlalt öelda, aga ma vaatan pärast järgi, ma arvan, et kõigil rallidel, kus ta on sõitnud see aasta, on tehnilised probleemid olnud. Väga karm. Ma ei mõtle, kas see oli nüüd Montes või Horvaatias, Emmal-Kuumal Asfardi rallil oli, et sõitis välja, alguses tundus enda viga, aga tegelikult oli vist selgunud, et vahetult enne väljasõit oli vist rooli võim läinud. Jaa, oli jah. See oli vist Horvaatia. See on katastroof. Täiesti katastroof, sest tegelikult eelmine aasta me nägime. Ta sõitis vist mingi pooliku hooaja ja tehnilisi probleeme nagu vist väga ei olnud, kui ma mäletan õigesti. Ja jumal okeid tulemused olid. Tuli stabiilselt mingi 5.-6. koha tempos. Et kas ta vormistas selle ära ka või ei vormistanud, aga ta tempo oli vähemalt seal, vahepeal võttis hoogu maha turvalisemalt, aga ega tal ei olegi rohkemat vaja teha, aga see aasta siin ei ole nagu mitte midagi. Et kui sõita ei saa, siis ei ole nagu võimalik tulemusi teha. Minu arust tal on tänavu ka paar nii-öelda katsevõitu, aga need ongi nii üliüksikud sähvatused, et üldpilt on ikkagi väga nukraks jäänud. No ikka väga-väga ja ma tahan uuesti öelda, et ma ei paneks seda nagu Loubet enda peale. Et jah, ma praegu vaatan Rootsi 6. koht, päris see on nagu ja Rootsi ja Estonia 6. koht ja need on siis 2 parimat tulemust. Aga M-spordil üldse, Tänak ei ole nüüd 2 päeva sõitnud, et Loubel olid ka täna jälle tehnilised mured
aga no lootuseks, et Ren Formeau tõi siis WRC2 teise koera Fordile, et jah, selles mõttes Formeau poolt päris hea sõit. Ma sain aru, et tal ei olnud alguses plaanis sinna isegi minna Soome. ja nüüd tegi hooaja vist parima tulemuse, kui ma eksi. See auto konkreetselt, see auto on saanud väga palju lisasid, nagu ma sain aru. Oluliselt parem jõuallikas on vist seal või midagi seal timmitud on, et teiste Fordiga seal väga midagi võrrelda ei ole, et see on tehase Ford ja selle auto peal seal katsetatakse tõenäoliselt asju ja tundub, et auto saadi päris heaks. Aga jätkame siis WRC2-ga, et Georg Linnamäe, temast on juba räägitud, kiidame veel kord ja hoidis, täna küll Eikile kaotus, aga ikkagi 6. koht ära. Ja. No esimene päev oli väga, et ta lõpetas päeva 38 sekundit kaotust. Täna ka 38 või? Täna tal see Himos Jemsa katse, ta ütles ise ka, et ta ei leidnud siin õiget seadistust. Aga ütleme, see põhikaotus tuli teisel päeval eile. Aga see on ka okei, et ta sai vihma seal ja väike ebainne asja juures. Aga tegelikult vaatamata kõigele ta oli konkurentsis. Et kui me võtame nüüd top 3 välja, siis Mikkelsen on nüüd nii-öelda eest oli läinud, aga tegelikult sõitis ju ajaliselt kohati Mikkelseniga ikka võidu. Ja paar korda kedestas minu arust. Parim katse 3. WRC2 arvestuses ja hoidis ka 5. kohta vahepeal, et kui ma ralli alguses ütlesin, et ta võiks top 10 kindlasti olla ja visata sinna vahele top 3 aega, siis tegelikult ju tegi oluliselt parema tulemuse, kui arvanud oleks, sest tõesti see list oli väga pikk. Ma vaatan kohe entry list WRC2-s 28 autot või? Ja vähemalt pooled on ju täiesti tuntud nimed stabiilselt tippeitluses. Et see ei olnud need mehed ei ole siin mingid lihtsad mehed, kellega ta võidel sõitsid. Kohatäitjad. Et need on ikka kõik on sõitjad. Jah, Sami Pajari karjääri esimene WRC2 etapi võit, et nagu eile sai ka öeldud, et tema liigub nii-öelda heas õiges suunas ja nüüd sai selle tähisega kätte. Jah, Estonial oli natuke pettunud, et ei saanud siin vormistus ära. Tegelikult isegi tubli, et ta üritas sõita Solbergiga võidu eile või üleeile ja eile. Eile oli, ütleme eile õhtuks ja täna. Et tegelikult üllatav isegi, et ta nii kaua tahtis seda võitust hoida. Et tegelikult oleks võinud selle oluliselt varem ära lõpetada, sest Solberg ei sõitnud punktidele. Ja Pajaril kindlasti punkte vaja, et tal ei olnud mõtet minna seal Solbergiga võitu peale sõitma, et väga targalt tehtud, väga targalt sõidetud. Tundub, et aina ülesmäge läheb see asi ja ma usun, et pärast Soome võitu siin hakatakse juba ära vormistama järgmist hooaega, et kus mida tehakse, et kindlasti tulevikus suur nimi, ma tahaks uskuda. Seda ütles ka WRC Plus kommentaatorid siis, kui nüüd Pajari finišisse jõudis, et umbes arvad, et 5 aasta jooksul küll ta võidab ka MM-etappe, ralli 1-ga, nii et ja, miks mitte, et absoluutselt. Kui kaua seal ikka Toyotas ka mingid mehed sõidad veel, et kui seal on juba mõni mees on seal 30+, siis 5 aasta pärast hakkad seal, mingi generatsioon hakkab seal pensionile kindlasti juba minema ja uued sõitjad peale tulemas, nii et ma arvan, et Toyotal, kui ikka sarjas püsitakse, siis vähemalt Soomest on tulemas küll uusi poisse, keda võtta. Ja ralli 2 siis nagu mainitud, Oliver Solberg oli ralli 2 autodest kiirem, aga punktidel endi nomineerinud ja oli punktikatse lõpus ka üsna pettunud selles paar roppust ka, et aga see on elu. Ma ennumast Solberg ütles iga katse lõpus paar roppust. Ütles küll. Kuidagi veider, ma ei saa aru, mis tal oli või ta oli kogu aeg terve ralli nii kuri, et ta ei pannud ennast punktidele kirja. No seal võrreldi ka WRC-etris, et ta sõit on olnud kõvasti puhtam kui ta intervjuud. Et ma seda ei vaadanud, aga jah, ütleme, võib-olla natukene peaks vaatama need intervjuud üle ja natuke meediakoolitust mehele tegema, et kui paar korda ütled, ei ole hullu, aga kui 22 korda ütled, et siis on natuke palju. Aga iseenesest tubli sõit ja tundus ka, et ta natuke endale liiga palju pani terve nädalavahetuseks puid alla, et ta ei olnud kordagi rahul, aga ma ei näinud küll kordagi põhjust, et ta ei oleks pidanud endaga rahul olema, sest üks spin oli, kuhu läks mingi 10 sekki, 15, et see oli ka kõik, et tegelikult ju tubli sõit ja auto ühes tükis finišis. Aga Soome ralli kohta on veel midagi lisada.
on nagu kõik enam-vähem ära kaetud. Ma arvan, et siin on kaetud ja tegelikult eilsega saime kõik ka kaetud juba, et siin täna rohkem suurt midagi ei toimunud. Et selline see ralli oli, midagi ei ole teha ja iseenesest oli põnev. Ei saa midagi öelda, kui tänan jälle välja arvata. Et siis oli jälle äge ralli. Ma räägin, minust on kogu aeg niimoodi, et kuni laupäeva õhtuni on alati põnev ja lahe vaadata. Et need korrad, isegi kui pühapäevaks jääb mõni selline võistlus, põnev võistlus, siis ega millegi pärast seda tuhki pole, et seda pühapäevaga vaadata ikkagi. Et no siis on selline väss on sees. Jah, et kuidagi endal on nagu selline väss peal, et ei jaksa ka nagu liiga palju vaadata. Aga lähme siis küsimuste juurde. No nii, millega sa üllatad? No ei, ikka leiab siin, kuulajad on ikka üllatanud. Teeme ära. Aga võtame alustuseks, Georg saatis meile sellise 7 küsimuste rea, et ma ei tea, kas me kõigele oskame või jõuame vastata, aga võtame paar tükki ette. No nii. Alustuseks, mis arvate, kes kaardilugejatest saaks kõige paremini sõitjana hakkama ja miks? Nüüd siis MM-sarjas, jah? Jah, ütleme, eestlase pilguga tahaks öelda, et Järveoja, kes on et kas, oota... Kes kaardilugejatest saaks kõige paremini sõitjana hakkama? Okei, nii, okei. Jaa, Martin Järveoja on ju väga kiire sõita, cross-karti pannud siin võitnud võistlusi. Ma arvaks, et ega vist pakukski. Ma arvan, et pakukski Martini, jah. Siin peaks muidugi kõik kaardilugejad nii-öelda ühele rajale panema ja siis vaatama. Ma tean, et ka Aaron Johnston näiteks on midagi natuke sõitnud või midagi teinud. Aga ütleme, kui Martin Järve suutis mõned aastad tagasi Ott Tänakuga crosskardiga ühel võistlusel võidu sõita peaaegu ja lõpetati 1-2, siis ma pakuks ikkagi Martin Järve. No Georg viskas teisena siukse intrigeerivama, ütleme, küsimuse teise poole, et alustuseks lugege kokku, mitme riigi esindajad Soomes on ja öelge kõikides keeltes, et ralli maailmameistrivõistlus on igavad. No seda teist poolt ma ei jõudnud ega hakanud tegema. Aga vaatasin kokku, minu arust 22 riiki on esindatud. Päris palju. Sõitjatega oli 20 ja siis oli vist üks USA ja üks Saksa kaardilugejaga vist juures. Jaa. Iseenesest väga palju. Nii, aga ma arvan, et võtame siit sellise küsimuse jälle Georgi poolt, et küsimus Rolandile, kui Martin Sesks ütleb, et tal on hädasti MM-ralliks kaardilugejat vaja, aga legend on lätikeelne. Kas sa võtaksid vastu ja kui kaua õppimiseks kuluks? Kes ei tea, siis ma olen Läti meeskonnas sõitnud Martin Seskiga koos ühes meeskonnakaaslased olnud, nii et teda ma tean hästi ja ma arvan, et läti keelega saab ka hakkama, et ma olen seal piisavalt aega veetnud mõni nädal aega ja küll legendi jagu loeb ära. Nii et ei ole üldse utoopiline? Ei ole, kaardilugejal on ka olnud. Ma pole siis kordagi lugenud kaarti eestlasele, aga ma olen lugenud kaarti inglastele ja ühele türklasele, noortele kuttidele. Jätkame kaardilugemise küsimusega. Mis sõna esineb legendis kõige sagedamini? Sõna, mitte number, jah. Ja siin on kirjas sõna. No see peab olema siis kas parem või vasak. Muud varianti ei ole. Kumb rohkem on? Jah. Kui võtta nüüd mingi detail, nagu mitte nüüd kurvi seda nii-öelda poolt, siis paneks, ma ei kujuta ette, jälle nii palju oleme rallist, ma ei tea, kindlasti on hästi palju mingit sellist mingi kurvi kinni minemist või lahti minemist, ehk kinni või lahti. Ma arvan, et ei ole nagu võimalik vastata sellele, et päris üks sõna, mida kõige rohkem oleks. No see on nagu parem vasak kinni lahti sealt midagi. Jah, midagi kindlasti sealt, aga ütleme, iga ralli on nii erinev, et ma arvan, et ei saa öelda mingit ühte kindlat sõna, mida kõige rohkem esineks. Aga lähme siin küsimuste edasi, et kirja on tulnud veel ja Teno saatis siis siukse fantaasia küsimus, et panna oma enda siuke ideaalne ralli kokku. Ma ei tea, kas sa... Sina tegid ära selle, ma sain aru, aga ma pean ausalt tunnistama, mul lihtsalt ei olnud aega seda teha. Ärkasin hommikul kell 7 ja kella 7 hakkas ka toimetamine pihta, nii et ma ei ole jõudnud üldse selle peale mõelda. No ma natuke midagi ma nuputasin, eks ma siis loen enda oma ette. Et siis 10 kiiruskatset ja igalt nii-öelda rallilt või riigist siis üks, ma sain aru. Ja mina võtsin see, et võiks olla üks Rootsi talveralli kiiruskatse,
Rally Estoniat valisin Mustvee katse, mulle see on kuidagi alati meeldinud. Siis võiks olla see Ruhkimägi hüpe, mida nüüd see aasta punkti katse. See on äge katse. Mehhikuse linnakatse, see, mis seal on. Ja. Tunnelisse, Guanato linnas. Ja. Et seal on, sinna ma kahjuks ei jõudnud seekord, kui ma olin Mehhikus, aga seal tundub alati nii täitsa omaette atmosfäär olevat. Nii, 5. üks Keenia ralli katse, eelistatult vihmas, sest see libiseni päris raju seal. Et Kataloonia üks asfaldiralli katse, kus nad seal mägede vahel peavad kurvides lõikama ja midagi sellist. Nii, siis on Sardiinia ralli punktikatse, üks Horvaatia asfaldiralli katse, Portugali see Fafe hüppekatse ja siis 10. üks katse Kuusmeremaalt, sest seal on lihtsalt kõik see taust, kõik ümbrus näeb nii äge välja, et no ma siis võin kähku teha omalt poolt nii palju, et igalt, kui 13 etappi on, siis võtaks igalt rallit ühe. Ma lisaks tegelikult ma ikkagi pean ütlema, et mu üks vaieldamatult lemmikrallis on Korsika ralli ja Korsika ralli 2019 Power Stage, ma ei mäleta praegu peast, mis nime see kandis, aga üli vägev katse. Kuigi seal oli üks äge katse veel, mis oli 50 kilomeetrit pikk äkki isegi või midagi sellist. Oli ka päris tummine ja hästi palju tempomuutust ja lõpuks oli mäe tipus veidi lund ka, et oli ka hästi äge, aga Korsikalt võtaks ka midagi, mis mulle väga meeldib. Ja küsimuse teine pool oli, et pange siis kokku 5 meeskonda, igas 2 sõitjat ja põnevus huvideks võiks olla tiimid, mis selle WRCs varem sõitnud. Siis ma võtsin inspiratsiooni F1-st. Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin ja Alfa Romeo. Minu arust ei ole sealt, Alfa Romeo keegi ei ole vist ju olnud. Ei tea küll, et oleks vähemalt ei tundnud küll endale meelde. Kui ma lugesin kuskilt mingi pealkirja, et Hugo Boss tahtis teha F1 tiimi. Nad tahavad vist Alfa Tauri üle osta. Okei. Ma mõtlesin, mis asi see oli, aga ma ei süvenenud uudisesse. Ja siis igasse tiimi 2 sõitjat, ma võtsin kuidagi lihtsalt riikide kaupa, et teeme siis riikide MM-i, et ühes tiimis Tänak Märtin, teises tiimis siis soomlastest Roompera Mäkinen, võtame prantslased Le Bourget, siis paneme 4. tiimi hispaanlased Sainz ja Sordo ja 5. norralased Mikkelsen ja siis Papa Solberg näiteks. Ja siis teeme veel lahedamaks, teeme nii nagu Extreme E-sarjas on, et peab olema üks meessõitja ja üks naissõitja. No võt. Siis läheb keerulisemaks ainult natuke. No siis läheb keeruline, no võt seda ma ei jõua praegu teha peast. Nii, aga selle küsimusega sain vasta enam-vähem hakkama. Nii, siin küsimusi on veel, otsime kiirelt. Marko küsin niimoodi, kui anda kõigile võrdsed masinad, kes oleks parim sõitja reastaga top 3? No ma eeldan, et siis praegustest ralli 1 sõitjatest. No me ei saa midagi muud öelda kui Ott Tänak. Paneme need sinimust-valged prillid ette, aga tegelikult ega... No Tänak Roompera seal. Jah, et nii nagu selles mõttes need jõujooned siin, ma arvan, et on Tänak Roompera ja kuskil on Neville ja kuskil on Evans ja eks need selles mõttes jõujooned oleks suht samad, ma usun. Et tegelikult ju Toyota ja Hyundai on päris võrdsed autod ka, lihtsalt olenevalt rallis, kus nad on nagu võrdsemad ja kus nad on vähem võrdsemad. Jah, nõus, jah. Ütleme, kes seal, ma ei tea, 3.-4. sõltub juba parasjagu sellest, mis ralli just selja taga oli. Praegu tahaks öelda, et Evans on kindlasti parem kui Neville, aga tuleb järgmine ralli, Neville on eespool ja on jälle vastupidi. Et selles mõttes, ja see on nagu äge, et see võib-olla see, ütleme, esimene teine, kui nagu me saaks panna ideaalsetes oludes olekski Kalle ja Ott, on ju. Et siis sealt edasi tegelikult lähekski keeruliseks ja ma arvan, et ka võrdsetes autos lähekski keeruliseks, et Evans, Neville ja kes nüüd veel, Lappi ka näiteks, on ju. Et nad kõik on tegelikult ühe pulga peal sõitjad, ma tahaks öelda. Ja Heiki on saatnud paar küsimust. Küsib alustaks nii, et kui kiiruskatsel läheb mõni kurv pikaks või tekib mõni teine selline väiksem sõiduviga, et kui palju see pilooti mõjutab, kas läheb kohe meelest või võib jääda ka mingi järgmistel kurvidel veel kuidagi tiksuma peas? Ütleme, kui raju moment oli, aga üldiselt ikka nagu võib-olla järgmine kurv korraks võtad grammi nagu maha, aga ega rohkem mitte, et üldiselt ei jää segama ja võib-olla katse lõpuks on see üldse unun, et midagi kuskil toimus. Tahaks vastata, et pigem ei häiri üldse, et kui siis võib-olla selline korraks hetkeks, võib-olla järgmine kurv korra teed topelt pidurduse, aga siis on nii-öelda restart juba tehtud ja on ununenud. Ja ta küsib veel niimoodi, et kas võib ka ette tulla olukorda, kus siis kiiruskatse lõpuks
kiiruskatse ajal piloot ei panegi mingit olukorda tähele, pärast videost tundub, et oli midagi üsna napikat, aga siis oled nii sõidus sees, et ei saa arugi. Jah, tihti peale või kas või kuskilt lõikad ja ma ei tea, toome näite, auto viskab 2 ratta peale või lähed seal kuskil pillristi ja läheb kuhugi puude poole, no ei saa arugi, et ta kuskil puude vastas või kuskil lähedal oleks käinud, et seda kindlasti on ja eks aru saada, et mingi moment on, aga kui raju see moment on, võib-olla sel hetkel autos väga hästi aru ei saa ja et pärast video ja pilti vaadata, et opa, päris lähedal oli kuskil. Et seda tuleb ikka tihti peale ette, jah. Kui ma siin kas või neid Sunineni paari napikat vaatasin, et kui õigel hetkel pildi seisma paned, siis näeb ikka väga raju olukord välja, aga tegelikult oli sekundiga sees, sekundiga väljas ja nagu tundus hoopis sujuvam tegelikult. Ja ma just tegelikult mingi päev vaatasin ka oma Soome ralli sisevideoid ja tuli mingi pildid ette ja vaatad ka sisevideod, et nagu kuskil viskab autot ja kuskil maandub võib-olla kraavi natuke auto ühe küljega, et ei tundu üldse hull, aga seest ei tundu üldse hull, aga pärast on sama koha peal mingi videopilt ja see näeb ikka päris paha välja, et nagu tundub, et on nagu juba sentimeetrite küsimus, et see auto sinna metsa vahele jääks. Ja ta küsib ka veel kaamerate kohta, et kas ralliautosse võivad piloodid ka enda kaameraid panna ja kas on mingid regulatsioonid, mida oma kaameratega teha? Jaa, võib panna oma kaamerat, need kõik kaamerad tuleb ära registreerida promootoriga, et sa filmid oma katset. Nüüd reegel on see, et tegelikult kõik see materjal, mis üles filmid autos, kuulub promootorile, ehk sa ei tohi ise neid videoid jagada. Ainult nõusolek alusel ja kui ikkagi jagad, siis need trahvid on ikkagi 5-kohalised minu meelest, et päris karmid reeglid on seal, nii et kõik, mis sa filmid, kõik materjal tegelikult kuulub promootorile. Kas võib ka keelduda sellest kaamera panemisest veertsamast? On siuke variant? Et sa ei taha autosse kaamerat või? Nagu seda all-live'i kaamerat või? No seal oli viimane küsimus, et kas on võimalik, et sõitja ka keeldub sellest? Või on seal üldse pointi keelduda? Vist ei ole. Ega ma arvan, et ei saa keelduda. Ma arvan, et ei saa keelduda lihtsalt. Ma arvan, et lepingutes, et kui sa osa võtad, sa oled kohustatud need kaamerad sinna sisse panema. Et ma arvan, et seal ei ole võimalik sellest loobuda. Nii, ja siis võtame praegu, ma arvan, viimase küsimuse, et Ivo kirjutab niimoodi. Asfaldirallidel on refistrateegia alati väga oluline, aga kuidas Soome ralli laadsel kruusarallil reffide hoidmise ja kulumisega on, et milline mõju on kiirusele? Kas ainult strateegia kruusal ongi see, et mitu varureffi kaasa võtta? Põhimõtteliselt küll, jah. Et tegelikult pehme segu või selline, ma ei oska öelda, mis praegu Pirelli need uued segud on, kas ta on vanas mõttes keskmine või pigem vist on laias laasas 3, ma ei tea, kas nad kasutavad ikkagi hard ja softi ainult. Vist on praegu ainult hard ja praegu, soft. Et softid on all ja seal ei ole mitte midagi rohkemat teha. Et nii kiire ralli on, see kulumine niikuinii ei ole suur, kulumine on minimaalne, et seal nagu liiga palju mõtlema ei pea, et millal eest taha visata näiteks reffe ja et teed võib-olla oma esimesed 2 katset ära ja tead, et 2 katset on veel serviseni, siis viskad ümber eest taha ja läheb edasi või võtad varust veel ühe uue kasutusse, et see on ainus strateegia, mida teha, midagi rohkemat teha ei ole. Ja kui ütleme mingi pika katse alguses kohe ref täiesti ei lähe, siis ajakats ka liiga suureks ei lähe pigem. Ma mõtlen, kui Neville Rally Estonial refi lõhkus sõitis tüüa refiga lõpuni, aga kaotas ainult mingi, ma ei tea, 10 sekundit. No nüüd oleneb jah, kas läheb esimene või tagumine. Et kui läheb esimene, siis on ikkagi tuksis. Okay. Kui läheb tagumine, siis tegelikult nagu kiiruse mõttes sa maha võtma ei pea. Lihtsalt ühte kurvi siis pead veidi tagasihoidlikumalt võtma. Aga eks see kiiruse või see ajakadu tuleb sellelt, et lihtsalt auto ei keri joogu enam nii palju üles, kui on üks ratas katki. Aga jah, kui tagumine läheb, siis ühe poole kurre võid võtta täpselt nii nagu ennem, aga teise poolega siis tead, et see natuke slaidib rohkem, et ebamugav on sõita, aga üldiselt ikka jah, kui tagumine läheb, siis on teada, et see ajakaotus liiga suur ei tule. Nii, aga auhinnaaeg. No nii. Kast alkoholivaba siis A. Le Coq Ginni on. Täna parimale küsimuse lisa anname välja, mis siin ralli jooksul. Ja täna on see päev, kui on 30+ kraadi või on homme või? Ma ei tea, väljas oli tundnud. Rakveres on 25, homme vist on 30, nii et loodame siis, et auhinna saaja tuleb, võtab selle homme ära ja saab mõnusa sooja ilmaga seal kulistada. Eks see temaga siis võetakse ühendust, aga on sul endal pakkumisi? Võit on välja valitud ju. On ju? Ei ole või? Valisime välja? Valisime välja.
mul tegelikult siin natuke muutus, mul hakkas üks küsimus ja üks vastus meeldima. No räägi, mis see oli? No minule, ütleme, Georg, kes saatis siin 7 küsimust järjest, me kõike päris jõudnud võtta, et jõuaks ka teisi kirju vaadata. Aga mulle meeldis see küsimus, mille ma sain ise teada, et lätikeelse kaardiga saaksid ilusti. Okei. See oleks minu nominatsioon. Jaa. See oli siuke, seda niimoodi nii konkreetselt Seski kohta, jah. See minu jaoks oli siuke huvitav info. No miks mitte, ma ei tea, kui vaatajaid ka võib-olla huvitas see fakt, siis, siis mina olen absoluutselt nõus, loomulikult, ei ole vastu. Kes see küsija oli? Georg Sonne. No selge, siis kast, seal on näha. Kast A. Le Coq'i gin long drink'i. Seda ma ei ole veel lahti teinud, seda lahti ei tee ka. Seda lahti ei tee ka, jah. Palju õnne siis? Jaa, absoluutselt, aga selleks korraks ma arvan, et Soome ralli jutud räägitud, et ja nüüd saame väikse pausi. Saame kõik puhata natuke. Kuu aega või? Jah, 7.10. septembrini minu arust on Akropolise ralli. Jah, umbes täpselt kuu aega, nii et puhkame siis natuke sellest pühapäevast ja loodame, et järgmine ralli on äge ja põnev. Teeme nii, aga selleks korraks rallijutud lõpetame kõike head ja kohtume juba septembri alguses. Kohtume Kreekas. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.